Tere! Salmi kohta ja need olid Iisaki Abrahami poja järeltulijad. Abrahamile sündis Iisak. Küsivad kommentaatorid, miks peab kordama Iisaki Abrahami poja järeltulijad. Abrahamile sündis Iisak. Lihtsate sõnadega tegemist on seose seletusega, tänu millele sündivad Iisakil Abrahami pojal järeltulijad otseses mõttes ning ka vastavalt meie tarkade seletusele, et pühakute järeltulijad on nende toora ja käsud, tänu sellele, et Abrahamile sündis Iisak. On olemas mitmeid asju, mis algasid Iisakist. Nende seos on see, et teda lõigati ümber 8. päeval, mis tähendab ümberlõikamise täiuslikkust ning see, et ta tähistas oma bar mitzvat siis, kui ta sai 13-aastaseks. Abraham tegi endale ümberlõikamise 99-aastasena, seega bar mitzvat 13-aastasena pole tal olnud. Meie tarkadel on olemas erinevad arvamused, millal Abraham avastas loojad: 3-aastasena, 40-aastasena, 48-aastasena, kuid mitte 13-aastasena. Mõlemaid aspekte mainitakse salmis. Laps kasvas ja võõrutati ja Abraham tegi suure peo Iisaki võõrutamispäeval. Meie targad arvavad, et selle peo korraldati Iisaki ümberlõikamisel, kuna sellele viidatakse sõnas higameel võõrutati, kus hei-kimel numbriline väärtus võrdab 8, mis tähendab, et teda lõigati ümber 8. päeval. Teine arvamus, võõrutati tähendab, et teda võõrutati kurikalduvusest ja kallutati headuse poole, mis juhtus siis, kui ta oli 13-aastane. Sõnu suure peo kommenteerib Midrash, et need tähendavad, et maailma ülim, kõige kõrgem on olnud seal ning nagu meie targad kommenteerivad salmi, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu, et tegemist oli kuningat Taaveti bar mitzva päevaga, millal kõige kõrgem ütles, mina sünnitasin sinu ja mitte Sitra Ahra, teine pool, nagu see on siiamaani olnud. See tähendab ära võetud kurikalduvusest ja antud hea kalduvuse kätte. Suure peo tähtsate pidu, kuna seal osalesid Og, Bashani kuningas ja kõik too põlvkonna ülimad. Kõik rahvad määrasid Abrahami kuningaks nende üle ning kui Abraham korraldas peo, kutsus ta sinna kuningaid, nende hulgas ka Ogi. Jutastab Midrash, et Og ütles, milline väärtus tal on. Ühe sõrmega saan ma teha Abrahami ainukesest pojast Iisakist mitte miskit. Vastas talle kõige kõrgem, vannun sinu eluga, et sa näed 1000 ja 10 000 tema järeltulijaid ning sinu lõpp tuleb siis, kui sa satud nende kätte. Iisaki eelised on järgmised. 8. päeval ümberlõikamise eelis seisneb seoses kõige kõrgemaga, mis on mõistusest kõrgem. Abraham lõikas ennast ümber, kui ta oli 99-aastane. Kui ta omas suure arusaama, nagu on vihjatud tema nimes, Avram, kõrge isa, intellekt, mis on kõrgem igast arusaamast, nagu on öeldud Kabbalah ja Hasiduti raamatutes. 8. päeval ümberlõikamise eelis seisneb selles, et laps, kellel puudub mõistus, seob ennast kõige kõrgemaga igavese seosega, mis on kõrgem kui mõistus. Tegemist pole seosega, mis tuleb arusaamast, vaid nagu laps, kes tunneb oma isa ja ema ja soovib olla nendega koos. On olemas arutelu, kas ümberlõikamise puhul on tegemist käsuga ainult selle tegemise ajal või kas tegemist on kestva käsuga, mis tähendab, et see kehtib pidevalt, vastavalt sellele, mida Talmud jutustab kuninga Taaveti kohta. Kui ta tuli saunasse, siis ta nägi, et ta on paljas, ilma käskudeta. Kuid kui ta tuletas endale ümberlõikamise käsu meelde, rahunes ta ära. Sellest tehakse järelduse, et tegemist on käsuga, mis kestab pidevalt. Teenistuses tähendab see, et isegi hiljem, kui inimesel on juba arusaam, tuletatakse talle meelde ja tal jääb alles seos kõige kõrgemaga samal kujul, kui oli siis, kui teda lõigati ümber 8. päeval, mis on mõistusest kõrgem. Kui seos tekib ainult tänu mõistusele, hakkab see olema piiratud. Selline seos on kas pinnapeelne või sügavam, kuid siiski piiratud. Selle tõttu, isegi kui inimene juba omab arusaama, peab ta oma seos kõige kõrgemaga
olema enese ohverdamisega ja tema ikke vastuvõtmisega, mis on mõistusest kõrgem. Abraham korraldas peo Iisaki võõrutamispäeval tähistamiseks, et Iisak hakkab olema püsivalt seotud kõrgemaga nii ümberlõikamise igavese leppega kui ka täna ma sünnitasin sinu bar mitzvaga. Vaatamata sellele, et Bašani kuningas Og naeras tema üle ja ülistas ennast öeldes, et tänu oma jõule saab ta teha Iisakit mitte miskiks, ei tohi lasta tal ennast mõjutada ning vastupidi, Iisaki võõrutamispäevast tehti paraad ja seda enam sellest hetkest algas Ogi langus, vastavalt kõige kõrgema sõnale, mida peetakse teoks, kes ütles Ogile, et ta langeb tänu Iisaki lapselastele. Sellele vihjab ja seletab salm, kuidas saab olla Iisaki järeltulijad läbi selle, et Abrahamile sündis Iisak, mis tähendab, et Abraham sünnitas Iisaki ning samamoodi tähendab, et tänu Abrahamile Iisakil tekkisid järeltulijad. Vaatamata sellele, et Abraham on olnud ainus juut kogu maailmas, kuna kogu maailm on olnud ühel pool ja tema teisel pool, vaatamata sellele on ta igal pool levitanud kõige kõrgema nime, hüüdi seal isanda igavese Jumala nime, mitte maailma Jumala nime, kuna see oleks tähendanud, et maailm on eraldiseisev ja jumalikkus on eraldiseisev ja kõige kõrgem on ainult maailma peremees. Kuid Abraham on välja kulutanud mõtet, et maailma olemus on jumalikkus ning pole midagi muud peale tema. Samasugust käitumist pärandas Abraham oma pojale Iisakile, tänu millele on saanud võimalikuks Iisaki järeltulijad, Toora käsud ja head tegud ning järeltulijad lihtsas tähenduses, et tema lapselapsed on igavesed ja Og satub nende kätte. Juut võib mõelda, et ta asub maailmas, mille tegud on rasked ja õelad ja kus patused õitsevad ning ta tunneb palju varjamisi ning suurema osa tema päevast peab ta tegelema materiaalsete asjadega, mis tugevalt vastanduvad pühadusele, nagu Ogi tugevus vastandus 8-päevasele lapsele ja isegi veel tugevamalt, kuna juudid on väiksem kõigist rahvaist. Kui juut tegeleb pühadusega, kui ta korraldab suure peo ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud isanda nimi, tulevad ikkagi sellised, kes ütlevad, et nad saavad teda hävitada ja teha temast mitte miskit. Võib ta veel natuke mõelda, kust ta peab võtma jõudu Toora, käskude ja heade tegude jaoks, kuna sellega ta peab tegelema ning seda tema käest nõutakse, mitte ainult Jom Kipuri lõpus neila ajal, vaid terve aasta jooksul. Kuidas ta saab kõiki varjamisi ületada? Talle antakse juhise, isade tegud on juhend ja jõudude andmine poigadele. Abrahamile sündis Iisak, ta tuleb esiisast Abrahamist, kes on kõikide juutide isa, keda terve maailm ei saanud mõjutada ning kes kuulutas igavese Jumala nime, et maailm on jumalikkus, pole midagi muud peale tema ning läbi selle on sündinud Iisak vastavalt mõlemale üleval mainitud seletusele. Samamoodi igal juudil, igal ajal, igas kohas pole midagi karta nendest, kes loodavad oma jõule ja oma kätte tugevusele. Ta seob ennast kõige kõrgemaga, seosega, mis on mõistusest kõrgem ning tõmbab seda argipäevadele, tehes materiaalsusest anumi jumalikkuse jaoks. Need ongi Iisaki vaimulikud järeltulijad. Tänu sellele tõmmatakse seda Iisaki järeltulijatesse sõna otseses mõttes, et Iisaki lapselapsed võidavad üle kõiki, kes võitlevad kõige kõrgema ja tema Toora vastu, nii nagu seda Ogi vastu, mis on olnud ettevalmistus Iisraeli maa, püha maa vallutamiseks tänu meie õiglasele Messiasele. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!